Kallid õpilasfirmad, selja taga on olnud väga pikk ja raske päev. Nüüdseks on kõik võistlusvoorud juba lõppenud ning kätte on jõudnud kõige põnevaim hetk. Kohe varsti selguvad Eesti parima õpilasfirma võistluse parimad. Anname sõna algul žürii esimehele Paavo Pilvele. Tänud ja ma ise olen nüüd osalenud kuskil 3-4 erineval hindamisel läbi 10-15 aasta. Ja see aasta oli esimene aasta, kus oli tegelikult väga raske välja anda ühte tugevat auhinda. Et eelmistel aastatel on olnud alati, ütleme 1-2 sellist tugevat konkurenti ja on olnud see lihtsam. Ja nüüd, kui natuke paljastada, ütleme telgitagust, siis esimene hindamine, mis meil toimus, siis tegelikult 4 firmat said täpselt võrdsed punktid. Ja toimus uus hindamine, kus siis valiti välja 3 esimest kohta. Nii et kunagi varem ajaloos ei ole olnud nii tihedat konkurentsi ja meie hinnangul on kõik need väga tugevad firmad esindama Eestit Euroopas. Nii et super töö, aitäh, aplaus! Nüüd asume autasustamise juurde. Esmalt saavad tunnistused võistlusel osalemise eest kõik õpilasfirmad. Nii õpilastele kui ka juhendajatele on auhinna välja pannud Äripäeva kirjastus ning kõik saavad Äripäeva digilehte lugeda aasta lõpuni. Lisaks meened Tartu linnavalitsuselt. 10 tänasel võistlusel kõige rohkem silmapaistvat õpilasfirmad premeerib Marketing Instituut võimalusega osaleda Tallinn Marketing Weeki põnevatel seminaridel. Ja esimesena kutsume lavale õpilasfirma 2Tie4, Grete-Liisa Lepik ja Elerin Varek, Hugo Treffneri gümnaasium ning juhendaja Ülle Seevri. Siis kutsume tunnistuse saame ka õpilasfirma Bowishi, Pillerin Ploom, Hanna-Liis Luts, Kätli Näihe Võru gümnaasiumist ning juhendajaks Karmo Kurvitsa ja Andri Tallo. Nüüd palume lavale tulla õpilasfirma Cheeset, Kätlin Rest, Kristiina Kõrbe ja Raimond Vink, Võru gümnaasium ning juhendajad Karmo Kurvits ja Andri Tallo. Ning see firma pälvis ka Marketing Instituudi preemiat. Järgmisena kutsun siia ette õpilasfirma Klots, Jane Juus, Kellinõmm, Tartu Kutsehariduskeskusest. Juhendajad Mariin Alatse ja Tuuliki Vuks. Õpilasfirma Klots on samuti pälvinud Marketing Instituudi preemia. Kutsume lavale õpilasfirma Kokoskin, Annabel Liinso, Kristiina Raba ja Madis Kirsman Viljandi gümnaasiumist ning juhendaja Külli Hiiemäe Metsar. Kutsun ette ka õpilasfirma Kordguard, Raimond Lume, Ken-George Kisseljov, Marko Raul Petersoo, Kristjan Andreas Jagor Tallinna 21. keskkoolist ja juhendajaks on Epp Vodje. Öelge Pääksi juures ka Hendrik, mitte mina. Mina ei ole nendega väga seotud.
Kutsume lavale õpilasfirma Dr. Kaisus, Heleri Sepp, Iiris Abdulaev, Kelly Künnapas, Karl-Erik Vohu ja Jakko Kanter Pärnu Ühisgümnaasiumist ning juhendaja Mari Suurväli. Oma tunnistused saavad ka õpilasfirma klassiliikmed Merili Pärn, Anna-Helen Ninna, Martin Šanin, Johanna Vaide Vanalinna hariduskolleegiumist ja juhendaja on Kristel Rannaääre. Kutsume autasustamine õpilasfirma Julge Hund, Griit Tarvis, Mairi Tamm ja Karoliin Isu Rapla Vesiroosi gümnaasiumist ning juhendaja Margot Sarv. Järgmine firma on samuti saanud Marketingi Instituudi preemia ja selleks on õpilasfirma Jätsu. Benedikte Petrutis, Henri Petrutis, Katariina Kaleininkas Tallinna 21. koolist ja juhendajaks Otja. No. Kutsume autasustamine õpilasfirma Magusad küsimused, kes on samuti saanud Marketingi Instituudi preemiat. Mart Vainu, Hendrik Pungar ja Stella Leego Jaan Poska gümnaasiumist ning juhendaja Vahur Lell. Kutsume lavale ka õpilasfirma Miss Cookis, Meri-Liis Parv, Maria Kängsepp, Lisette Tagen, Geret Perv Võru gümnaasiumist ning juhendajaks Andri Tallo. Kutsume lavale õpilasfirma Notebase, kes on samuti saanud Marketingi Instituudi preemiat. Marten Tamm, Mikael Johan Tamm, Kris Aaron Rebane Miina Härma gümnaasiumist ja juhendaja Tiina Aednik. Ka õpilasfirma Pürg saab osa võtta Marketing Weeki seminaridest. Palume lavale tulla Karl-Erik Kirs, Jürgen Jürgenson, Aleksandra Isabel Pilman, Johannes Vallikivi, Hugo Treffneri gümnaasiumi ning Tartu Tamme gümnaasium. Juhendajaks Ülle Seevri. Palume lavale õpilasfirma Siibis, kes on saanud ka Tallinna Marketingi Instituudi preemiat. Kristiina Toomik, Elo ja Hanna Kuklane, Karl Angelo Mauri, Rudolf Gustav Hanni, JBS gümnaasiumist, Tallinna Reaalkoolist ja Kadrioru Sakso gümnaasiumist ning mentoriks on Kari Maripuu. Järgmine õpilasfirma, kes saab kätte oma tunnistused ning samuti ka Marketing Instituudi preemia, on õpilasfirma Spooni, Juhan Kokla, Kaspar Kuus, Hanna-Karoliine Segerkrants, Kristoffer Roosla Vanalinna hariduskolleegiumist ning Gustav Adolfi gümnaasiumist. Juhenda on Kristel Rannaääre.
Järgmisena palume lavale õpilasfirma Tax, kes on samuti saanud Marketingi Instituudi preemiad. Arles Grammon, Ken Tristan Peterson ja Grete Elmi Tallinna 21. koolist. Meil on kirjas, et nende juhendaja on Epp Potja. Anname välja tunnistused ka õpilasfirma Tuupile, Sandra Särg, Kaisa Valm, Bruno Põlder, Haapsalu Innovatsioonikeskus Innokas. Juhendajaks on Angela Lepik. Kutsume lavale õpilasfirma Valemaatika, Mari-Liis Paldre, Jürgen Koll, Kristen Kaljuvald, Sander Andla, Karl-Aleksander Känt Tallinna Nõmme gümnaasiumist ning juhendaja Karin Klemmer. Palume lavale ka õpilasfirma Vivel, Kerstin Kreps, Annika Aguraiuja, Riita Kanistik Kiili gümnaasiumist ning juhendaja Riina Juga. Viimane õpilasfirma, kes on saanud Marketingi Instituudi preemiad, on õpilasfirma Vuuti, Mattias Hins, Sander Leeks ja Ander Ott Valge Loo keskkoolis ning juhendaja Gunnar Richter. Kõiki finaalis osalenud õpilasfirmasi ja juhendajad ootab peaminister Taavi Rõivas vastuvõtele Stenbocki majja 3. juunil kell 14.30. Tartu linnapea tahab tänada kõiki finaali pääsenud Tartu õpilasfirmasid ja nende juhendajaid ning mentoreid. Tänukirju tuleb üle andma Tartu abilinnapea Tiia Teppan. Ja juhendaja Tiina Aidnik. Nii, lähme keskele. Öeldi, et au on suurem kui keset põrandat anda üle. Suur tänu. Ja Tartust on veel tublisid firmasid. Õpilasfirma Tutai Fo, Hugo Treffneri gümnaasium. Ja õpetaja. Ei ole õpetajat? On. Ülle Seevri. Ja õpilasfirma Pürg,
Hugo Treffneri gümnaasium, Tamme gümnaasium. Ja juhendaja on saanud. Mina mõtlesin, pakk tuleb lastele, aga pakk tuleb hoopis juhendajale. Nii ongi. Nii ja tänukiri õpilasfirma Magusad küsimused, Jaan Poska gümnaasium ja juhendaja Vahur Lell. Õpilasfirma Klots, Tartu Kutsehariduskeskus ja juhendaja Mariin Alatsei ja veel on teine juhendaja Tuuliki Vuks. Tänukiri. Ja üks on õpilasfirma Klots mentor Kalle Viira tänukiri. Ja edu mõtlemisteks. Kuule, Karina, kas nüüd selguvadki parimad? Jah, kuid enne kui esikolmiku välja kuulutame, on meil jagada veel mitu eriauhinda. Terve nädal on Junior Achievement Eesti Facebooki lehel olnud üleval teie videoklipid ning inimest on saanud hääletada oma lemmiku poolt. Võistlus kestis täna kella 12-ni. Kas teate, kes sai kõige rohkem hääli? Rahva lemmikule paneb auhinna välja Tallinna Teletorn ning auhinnaks on Ärve kõditav servakõnd. Kõige rohkem hääli, nimelt 702 häält, sai õpilasfirma Sibis. Koos žüriiga kõndisid täna ringi ja vestlesid teiega teiste seas ka Junior Achievementi vilistlased. Junior Achievementi vilistlasorganisatsiooni ja alumni esindaja Maria Rahamägi ütleb teile kohe, kes temale täna silma paistsid. Palun, Maria. Jah. Käisime siin täna Danieliga ringi ja neid õpilasfirmasid ja inimesi, kes jagavad meie meelestatust pidevale õppimisele ja selle suurepärase kogemuse edasiandmisele oli tegelikult nii palju, et kui ma mõtlesin, et ma teeks mingisugused siuksed, mainiks ära ka mõned teised peale nende 3, kellele me siis selle Mentorite Metsakooli kutse anname, see nimekiri oleks olnud nii pikk, et ma arvan, et me oleks jäänud siia päris pikaks ajaks. Niisiis ma toon välja need 3 kõige säravamat ja kõige tublimat, aga neid on tegelikult nii palju. Nii et jah, ma alustaks pilleriiniga õpilasfirmast Bowish. Sa suutsid väga hästi kogu oma õpilasfirmat müüa ja olid väga avatud suhtaja. Ma arvan, et sa saaksid seda ka mentorina väga hästi teha. Me ootame sind Mentorite Metsakoolis siis juunis. Nii, palun.
Järgmisena kutsuksin lavale õpilasfirmast Julge Hunt Kriti. Krit, sa oled teinud suurepärase töö Rapla Vesiroosi gümnaasiumi õpilasfirma traditsiooni taastamisel. Loodame, et sa saad oma sära ja positiivset meelestatust ka tulevikus mentorina kasutada. Näeme Metsakoolis. Kolmanda, aga mitte üldse viimase särava isiksusena täna toon välja Madise õpilasfirmast Kokoskin. Sinu entusiasm oli tunda meetrite kauguselt. Sa suutsid väga hästi müüa ka toodet, mille sihtrühmaga sa nii hästi ei samastu. Loodame, et sa suudad tulevikus seda võimet ka mentorin edasi anda. Näeme siis Metsakoolis. Meie poolt on siis kõik ja mitte ainult nende kolmega, vaid kõigi teistega ja samuti ma loodan ka palju teiste õpilasfirmade esindajatega, kes täna kahjuks siin ei ole. Ma loodan Metsakoolis näha ja paljudel teistel ja alumni üritustel. Aitäh! Ka Tartu erinõudla koos Tartu linnaga soovib välja panna oma eriauhinna. Palume seda üle andma žürii liikme Siim Espenbergi. Ka Coca-Cola on välja pannud eriauhinna sotsiaalselt vastutustundlikule ettevõttele ning selleks kuulutasid nad välja Sibise. Meil on veel SEB eriauhind ja seda annab üle žürii liige ja nende esindaja Edward Rebane. Nii, tervitused kõigile. SEB poolt ka siis tere. Ja kõigepealt ma tahan öelda, et suured tänud teile noored. Teie viite Eesti elu edasi, nii et žürii jäi teie tööga täna väga rahule. Aga meil on anda üks eriauhind. See on ühele ettevõttele, kes tegi ühte väga head magusat asja. Ma võtsin seda 2 portsu. Kes need on? Jätsu. Nii, Jätsu, palun tulge siia. Nad tegid siis kitse jäätist, nii et kitse piimajäätist. Palju õnne. Te saate kõik siis koos ära jagada. Palju õnne. Andke siis mentorile ka. Ja öelge mulle, kus ma siis tellida teie jäätist saan. Edu jaksu. Meil on välja anda ka veel üks eriauhind. See on eripreemia toote disaini eest, mille on välja pannud ettevõtte UC Rent. Ja seda auhinda saab Notebase Miina Härma gümnaasiumist juhendaja Miina Aidnik.
me asume siis meie esikkolmiku autasustamisele ja selleks kutsume välja ka Paavo Pilv, kes on siis meile selles abiks. Meil on välja kuulutada 3 kõige tähtsamat auhinda, kes olid meie väärika žürii arvates 2016. aasta kõige tugevamad, läbimõeldud tegevuse, suurepärase meeskonnatöö ja julge pealehakkamisega õpilasfirmad. Kõigepealt kuulutame välja 2. ja 3. koha, kellele paneb auhinna välja Viking Line ning 3. koha auhind on Helsingi Cruise. 3. koha saab õpilasfirma G-Set Võru gümnaasiumist. Juhendajad Karmo Purvits ning Andri Tallo. Et määravaks sai Teeme ära suhtumine, et teeme ise, et see levib maailmas ja väga vinge toode, millega tulevikus võiks turgu vallutada. Aitäh! Nüüd 2. koha auhind on sama Helsingi Cruise, aga koos söögi ja kajutiga. Ning 2. koha saab õpilasfirma Pürk Hugo Treffneri gümnaasiumist ja Tartu Tamme gümnaasiumist. Ning juhendaja on Ülle Seevri. Ja žüriipoolne kommentaar, et väga täpselt määratletud sihtrühm ja väga unikaalne toode täpselt sihtrühma jaoks. Aitäh! Nüüd aga oleme jõudnud ka esikoha autasustamise juurde. Peaauhinna võitjatele paneb välja Startup Estonia ja selleks on osalemine konverentsil Latitude 59. Eesti parima õpilasfirma tiitliga kaasneb austav võimalus esindada Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel juuli lõpus Šveitsis. Euroopa võistlusest osavõttu toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Ernst & Young. Eesti parim õpilasfirma riietab Euroopa võistlustele minekuks moodsaks ja stiilseks Baltika moetänav. Juba 6 viimasel aastal on Eesti õpilasfirmad Euroopa võistlustel tänu Baltikale oma esindusliku välimusega pilku püüdnud. Aga kes on siis Eesti parim õpilasfirma 2016? Eesti parim õpilasfirma 2016 on... Tiina, kas sa tead, kes on võitja? Mina tean, kes on võitjad. Aga Paavo, kas teie teate ka, kes oli täna parim? Kas ütleme kõigile teistele ka? Ma ei tea, võiks neid piinata natuke veel. Aga äkki kuulutame juba kohe välja? Ma arvan, et võiks juba välja öelda, aga samas... Olgu ütleme juba, piisab ootamast. Eesti parim õpilasfirma 2016 on... Ja kes see on? See on... See on... Ja see on Snoopy!
Snoopi Vanalinna hariduskolleegiumist. ikkagi Spooni. ning täname ka nende juhendajat Kristel Rannaääret. puhul, Spooni puhul sai määravaks hästi tugev meeskonnatöö ja tegelikult oli pikk diskussioon, et kuidas hinnata, kuna kõik olid väga võrdsed, siis reeglina investorid investeerivad hästi tugevasse tiimi, kes suudaks asju edasi viia. Et see sai määravaks. Suured tänud ja suur aplaus veel kord. Armsad võitjad, ma palun teil jääda lavale piduliku vande andmiseks. Nii et tulgu tagasi. Teie olete Eesti parim õpilasfirma 2016 ning teie esindate Eestit Euroopas. Kas olete valmis tegema pingsalt ettevalmistustööd, et Eestit Euroopa võistlusel väärikalt esindada? Kas annate oma sõna? Ja jah, sõna on nüüd saadud. Õnnitlema võitjaid! Enne kui teeme siinsamas ilusa ühispildi ja läheme torti sööma, täname neid inimesi, kes aitasid võistluse ennastumise kaasa. Õpilasfirmade võistluse korraldaja on Junior Achievement Eesti, kuid võistluse korraldusele andsid väga suure panuse Tartu linn ja Tartu ärinõuandla. Epp Vodja soovib öelda paar tänusõna. Enne tänusõnu ma õnnitlen võitjaid ja ma ütlen, et täna tehti ajalugu. See on vist 20 aasta jooksul esimest korda, kui võitis kõige suurema käibega õpilasfirma. Alati kõige suurem käive on jäänud meil teiseks. Nii et midagi on muutunud. Nii, aga nüüd ma tahaks väga tänada Tallinna, või vabandust, tuleme Tartusse tagasi, Tartu ärinõuandlat selle suure töö ja abi ja toetuse eest. Ja eelkõige, kus on meie Janeli? Janeli. Sinu energia ja kogu selle pühendumise eest on lihtsalt mõõtmatu. Ta vähe sellest, et see väike, need 2 väikest noort daami tegelevad intensiivselt kogu aeg Tartu õpilasfirmade aitamise ja toetamise ja nendele arenguvõimaluste leidmisega. Nüüd nad võtsid enda peale ka selle väga suure ja nagu te nägite, väga raske ürituse korraldamise. Aitäh, Janeli, eelkõige sulle ja sinu väikesele abilisele, kes on ka täna hommikul kella 7 saadik tõstnud koos meiega pudeleid lauale ja jooksnud ja viinud ära prügi, mis meist on jäänud vedelema. Igal juhul tubli töö, tüdrukud, aitäh teile! Lisaks õpilasfirmadele tegid täna suure töö ka žüriid. Palume lavale kõik žürii liikmed. Nii, žürii. Nüüd on küsimus teile. Te olete küsinud terve päev. Nüüd on minu kord. Kummal oli raskem? Kas teil või nendel? Meil.
teie arvate, kummal oli kergem? Kummal oli kergem, ma küsin seekord teie käest. Kas teil või nendel? Ei tule ühte vastust. Mida? loosimiseni jõudnud, kes saab esikoha. Igal juhul te tegite ära selle suure töö ja tänane päev hakkab lõppema ja edasi on juba meie töö enne Euroopasse minekut. Igal juhul teile annab Marketingi Instituut selleks, et teie nüüd saaksite natukene võib-olla lõõgastuda ja kuulata teisi. Samuti pääsme Tallinn Market Week seminarile ja ma annan teile kätte kõikidele need kirjakesed ja saate nende järgi valida endale sobiva seminari. Igal juhul suur aitäh teile ja ma hakkan otsast peale. Aitäh! Veel kord suur tänu žüriile ja te olete tänaseks vabad, aga tänaseks vabad. Teinekord kasutame veel, aga siiski ootab teid tort ja ühispilt, ma arvan veel, nii et aitäh. Palju õnne võitjatele, tegite kõik täna ära suure töö ning olete kõik ülitublid. Teeme ühe suure aplausi. Enne kui lähme torti sööma, teeme ühise grupipildi. Palume kõiki tulla siia ette.